Hommik! Täna on... Viitus täna on, ma ei tea. 23. Hommik! Täna on 23. detsember, reede ja kell on 13.08. Ma joon siin hetkel enda marjasmuutit, mis on väga hea. Ja tänane päevaplaan on siis selline, et ma lähen vanalinna pildistama, sest et mul ei ole jõulupilte ja ma ei ole üldse nagu mitu kuud pildistamas käinud, ma panen kogu aeg vanu pilte, mul oleks vaja jõuluseid või mingi uus aasta jaoks, igatahes mul on vaja pilte ja minuga tuleb kaasa minu tädi tütar Kertu, kes on lõpuks ometi Eestis tagasi ja ta joob ka seda smuutit ja ta võib teile tõestada, et see on väga hea. See on päris hea. Ja muideks, meil on samad pluusid, näed, tal on see ja ma näitan, et mul on ka siuke kuskil olemas. Kuskil. Oota, ma tean, et see on. See on. Kui see just pesus ei ole, see ei tohiks olla, sest ma pole seda ammu kandnud. Näe. On olemas, aga ma arvan, ma ei pane seda täna, sest et mul on vaja mingeid jõuluseid. Ma mõtlesin, et ma panen selle jaki ja selle sama pluusi, mida ma kandsin eelmises vlogis, aga mul ei ole sellega pilte teinud ja ma väga tahan nendega pilte, sest et see on uus lemmikriietus arvatavasti. Ja ma sain Rafaello! Oota, ma pole täna pannud advendikalendrit. On sul asja nimi ikka nii või? On. See on 3. Oota, nii. Aga mingi hetk maitsen seda, ma praegu vist ei taha. Okei. Nii, tänane on siis selline. Kui keegi teab, mida see tähendab, siis andke kommentaaridest teada. Ma sain aru, et päris paljud teist õpivad saksa keelt. Ma olen väga uhke teie üle. Aga... Okei, sa lihtsalt otsustasid kukkuda. Palun püsi. Nii. Ja näeme teiega varsti. Nii, kell on nüüd 2:30, me jõudsime linna. Ma tegin endale vahepeal tumedad huuled ära, sest ma lõpetasin söömise. Ja ma mõtlesin, et kui keegi tahab, et ma teeksin enda meigirutiini siin vlogi kanalil, siis andke mulle kommentaaridest teada, sest et ma võin seda varsti teha. Ning praegu me liigumegi siis edasi vanalinna, sest me lähme sinna pildistama, kuna me tahame teha seal jõululaadal, ehk siis Raekoja platsil pilte. Mina tahan teha, kes selle kuuse taustal jäävad, seal on need tulukesed, jäävad niimoodi taustaks mulle hästi udused. Täiega ootate. Uves on ma loodan, et te üldse kuulete midagi. Mul on juuksed kinni selleks, et lokid püsiksid siia, kui ma kohale jõuan, siis ma võtan need lahti. See on fokusseeritud ka, ma ei saa aru. Näe, me oleme sinna! Ja me jõudsime siia, see näeb juba nii ilus välja nagu ma juba tunnen, need pildid tulevad nii head. Mul on vaata see jõululik jope, siis punane ja siis siuke salg ja ma tunnen, et ma sobin siia väga hästi. Ja mis sa arvad? Sobid? Mina ei Ei, ma teen sinust ikka ka mõne pildi ja sa ei taha või? Ma ei tea, vaata. Lihtsalt panna täna Eestis, olen jõulutrul. Vaadake, kui imeline. Sätime ennast normaalselt. Ja ma olen esimeseks pildistamiseks valmis. Pärast ma tahan arvatavasti ilma jopetega teha ja siis mul on siuke kipar või kaabu kaasas, aga ma ei tea, kuhu ma selleks aegselt jope panen. Mingi sinna kuuse värgi ääre peale äkki või? Annad minuga. Ma panen sulle selga. Kertu paneb seal praegu ennast paika, siis me teeme pilti sellest, kuidas ma vlogin. On see õige koha peal või? Jaa, päris hea. Loe siis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Päris mugu. No vaatame. No, vaatame. Oi! Vaatame peredad. Peegeldab, oota, sorry. Pakke, jah, nii. Oh, kuule jumal nummi. Ma proovin teid kuhugi siia panna, vaatame, mis saab. Vaatame, et me seda kaamerat siia ei unusta. Pildistamine edeneb, lihtsalt palun vaadake, kui ägedad need, siin on see taust on nii ilus, siin on mingid lilled ja valgustid, see on nii jõululik, see on nii kena taust. Nad on nii palju nagu vaeva näinud sellega, täiega. Nüüd tulime praegu siis Saia kangi kohvikusse ja me võtsime vahepeal natuke süüa. Ma võtsin taimi juustukoogi, mis sa võtsid? Ma võtsin viinikohupimmakoogi, mis on ülihea. Ma kohe maitsen enda kohvi ka. Nii.
ja ma ei saa aru, millest see põhi on. See tundub nagu mingi piparkoogi tõenäoliselt. Kas võib-olla? Võita. Kui sa pead jooma kõrrega selleks, et su huulepulk ei kuluks poole piltimise peal maha. Mul on praegu siin Voorimehe tänaval, vaadake kui ilusad tuled siin on. Me üritasime siin pilte teha, aga see kaamera jaoks oli liiga vähe valgust, siis me proovisime telefoniga teha, aga need ikka udused. Midagi võib-olla sai. Palju suht külm on. Väga külm. Ja see näeb õhtul nii ilus välja see näegu. Näe, me olime siin Voorimehe. See karussell on ka siin täiega äge. Kas meil on veel midagi, kus me tahame teha või? Ma tahaks kuskil soolast süüa, aga ma ei tea nagu kus. Võtsime jõuluprae, aga nagu jagasime selle 2 taldriku peale ära. See me oleme nii näljased. See on siis mingisugune tavaline vorst, hapukapsas ja kartul. Tundub üliheaks, ma olen nii näljane. Siin on mega külm. Olen siis praegu siin Viru keskuses ja siis tulid väiksed fännid minuga pilti tegema. Tšau, mis teie nimed on? Annabel, Kaisa, Kui vanad te olete? 10, 9. Te olete nii armsad. Okei, tšau. Kettu tegi või disainis endale siis oma raamatuskalendri täpselt nii nagu mina iga aasta teen. Sealt ma ei ole veel jõudnud teha ja ta sai selle just praegu kätte. Avab siin praegu. Kas sulle saadeti mingi kaart või? Miks mina sellist asja kunagi pole saanud? See on mingi märk. See on väga nõnn ju. Mis seal peal on? Head mõtted ja ideed. Täiega nice. Nii ilus. Veebruar ja siuke talvine. Sünnipäevakuu, nii äge. Ossa. Wow. Eestis tehtud või? Ei. Ossa. Ma olen päris sillas praegu. Sügis nii See on lahe. telefoniga tehtud kusjuures. Enda telefoniga? Ei, iPhone. Täiega äge. Wow. Kus see tehtud on? Mitte Korful, vaid Tenerifel. Nice. Need on meie. Jaa, meie tehtud. Nii äge. Täiega lahe. Ma peaks endale ka uueks aastaks juba tegema hakkama. Tavaliselt ma teen nii hilja, et see saab alles jaanuari lõpuks valmis. Et jaanuarikuu nagu ei jõuagi seina peal olla. Vaatasin seda kalendrit niimoodi pea alla, et ma hakkas kael valutama ja nüüd ma väsisin ära. Ja nüüd Viki magab nagu mingi kodutu. Ei ole üldse kodutu. See on tundunud nagu mul oleks mingi kodutu riided seljas. Sa oled täiesti kodutu, täiesti nagu full make ja kõigega tubli. Ma siin üritan magada. Mida teeb Kertu? Võtab kaamera välja, lihtsalt pildistab sealt. Pildistab mind nagu. Nii, tuleb välja, et me läheme praegu piparkoogi maaniasse ja me hakkame seal, me läheme mingisse töötuppa, et kuidas kaunistada vedelaglasuuriga piparkooke. Ma ei tea, me oleme sinna kirja pandud ning vaatame, mis seal saab. Ja tuleme siis siuksesse kohta. Vaatame, mis siin saab. Wow. Me läheme siis kohe praegu sellise töötuppa nagu piparkoogi glasuurimine märjaga. Mulle see väga midagi ei ütle, aga mulle ka mitte. Ehk siis kohe äreb. Siin on siis selline piparkoogi näitus, mida me kiirelt vaatame, kuna pärast töötuba pannakse see kinni. See on siis 100 aakri mets. Wow. Nii lahe, siis kuidas piparkoogi taigis siukse asja tööst. Wow. Need liblikad on nii ilusad. Ossa poisid käinud seentega. Wow. Kõik teosed on ikka nagu täiega ägedad. Nagu wow. Inimesed ikka viitsivad. Siuksed maskid. Need on nii ilusad. Öökullid. Siuke puu. See on nagu... see orav on ülikool. Siin on üks väga huvitav teos. Siin on öeldud, et pigista käbi. Nii, siis sa pigistad siit. Kuulete neid hääli, mis siin tulevad.
oota. Siin vist ei tule praegu. Täiega. Ma ei tea, kus nad siin tulevad, aga see on ülikool. Wow, kännud. Aga me peame nüüd kuhugi alla töötuppa minema. Ossa. Wow. Siin on minu kõige esimene kaunistatud piparkokk. Õppisime sükst tehnikat ja kõigepealt teed sinna ringi ümber ja siis täidad seest ära ja siis teed täpid. Lihtsalt, vaadake kui ilus see on. Kertu pani natuke liiga palju, ta hakkab üle ääre minema. Õppisin nüüd juba uue tehnika. Tšekkige seda. Ma tegin ringid ja ma tegin kuu. Need ringid käivad nii, et sa võtad uue värvi, paned sinna sükst täpi ja siis võtad selle taustavärvi ja topid sinna sisse. Ja topid sinna sisse, siis sul tekib see ring ja kui sa tahad kuud teha, siis sa pead panema lihtsalt nagu ühte äärde, et sul tekiks kuu. See on suht sama sarnane tehnika. Ringil paned lihtsalt täpselt keskele. Lihtsalt vaadake, kui ilusad, nii ägedad. Need näevad nii nagu selged välja. Nii perfektsed. Ma juba saan profiks, kui me selle kursuse lõpetame. Kertu, teeme oma selle piparkogi äri või? Nii, kell on nüüd 6:07 ja me lõpetasime, või vähemalt mina lõpetasin, ma andsin alla. Ma juba pool tundi tagasi tegelikult andsin alla, sest et nagu see rahulik kaunistamine, see on minu jaoks väga, ma ei tea, ma ei oska öelda, nagu ma suudan seda mõnda aega teha, kes ma tülin ära ja ma lähen närvi ja mul on vaja joosta või ma ei suuda nii rahulikku asja nii kaua teha. Aga igatahes siin on kõik need, mis ma tegin, need, mis koledaks läks, need ma sõin ära. Põhimõtteliselt jah, siin ma proovisin seda südamete tehnikat, siuka täpi asja, mingit nii-öelda nagu watercolor efekti, siis lille, mingid täppekuusid ja midagi siukest. Siin on kõik minu tehtud. Ja siis siin on need, mis see õpetaja on teinud. Lihtsalt nagu vaadake, kui detailsed need on. Lihtsalt nagu... Ta ei suuda fokusseerida. Millist? See on täpselt see Ameerika. Ja see on täiega. Ja see on nagu... Mis kalkun või? Jaa. Ta ei suuda fokusseerida. Ja kuidas need on, jah? Väga detailsed, need on ülikenad. Aga Kertu, tahad enda omast näidata või? No võiks. Täiega ilusad. Nagu siis nüüd tegi korstnapühki, jah? Ja korstnapühki ja kriiper päkapikku. Ja ei, see lill on tegelikult ja siin See on tragöödia. Täiega. Kertu teeb veel enda kõige viimase piparkogi, ta lihtsalt ei soovi siit absoluutselt lahkuda. Kõige viimane. Tahad veel teha või? Ma ei ole surnud ju. Mis sa sinna See teed? pinge, intensiivsus, keskendumine. Mis sa sinna teed? Ma tegin just kõik enda pildid ja snapid ära. Mis tähendab kõik? No ma tegin vlog update ja siis ma snappisin, ma tegin Insta jaoks pildi. Ma olen kogu mu sotsiaalne Insta-stoorit, ma ei viitsi sellest, ma olen loobunud. Update, ma olen nüüd kodus, ma siin vahepeal õhtust, meil on praegu külalised külas. Kell on, saab kohe 9:30, saate aru. Ma tahtsin tänavat uut vlogi üles laadida. Seda, nii, kus mul see on? Mis iganes Playboxi osja. Seda tahtsin üles laadida. Aga sellega oli probleem, et seal oli laulud, mis olid copyright'id, ehk siis seda ei saanud telefonist vaadata, mis tähendab, et ma pidin selle osa nüüd kirjanduse peale panema ja uuesti eksportima panema aga ma panin nagu hästi väikse kirjanduse, seega ma loodan, et ta ei tunne ära, kui ta tunneb, siis on nii nõme, sellepärast, et ta nagu eksportis mul just praegu, või noh, ta pole lõpetanudki mingi tund aega vähemalt, siis ma laen seda veel ülesse, siis ta mingi protsessib seda, ma ei tea, mida iganes, ja siis kui ta ütleb uuesti, et see ei sobi, siis ma olen mingi, ma annan alla, see on nii nõme, ma täiega loodan, et seekord on okei, sest ma tahtsin selle vahepeal juba üles panna, aga nüüd läheb sellega nii kaua aega, seega ma loodan, ma saan hommikul panna. Seega kõik, kes veel ei ole näinud, minge tšeki, kes on teie jaoks eelmine vlog, ehk siis Playbox. See on täiega 2000-te stiilis, ma tantsisin Eminemi järgi. Te näete mind roheliste silmaloogudega. By the way, ma tegin täna esimest korda sellise sädeleva laineriga. Ma ei tea, kas see fokusseerib või? Sellepärast, et ma ei olnud seda mitte kunagi kasutanud, ma avastasin, et mul on see ja ma mõtlesin, et photoshooti jaoks teeb ja mulle täiega meeldib, see näeb üliäge välja. Aga jah, praegu väga midagi erilist ei toimu. Update time, kell saab kohe 12, mis tähendab, et kohe hakkab 24. detsember ja jõulud.
aga praegu ma töötasin siis vlogi siiamaani ära, kuhu te just nägite ja kuna hetkel see on 15 minutit, siis ma arvan, et ma panen selle kokku ülehomsega ehk 3/24 siis 25-ndaga, sest et ma pean jõule perega koos kahel õhtul, meil on nagu 2 erinevate sugulastega, seega 25 õhtul ma saan teile näidata kõik jõulukinke, mis ma sain, kuna ma olen juba kommentaare saanud, et te tahate näha, seega te kohe varsti näetegi ja ma sain täna selle Playboxi vlogiga vist üles, ma olen täiega rahul sellega ning panin Instagrami ka sellise pildi, seega kõik, kes mind Instagramis ei follow, kindlasti minge tehke seda. Ma olen siis The Villig Instagramis ja ma tag'isin siia pildi peale ära meie klassi Instagrami, mille me just hiljuti tegime, seega kindlasti minge follow, kes seda ka vegan 134 ja siin on meie klassi pildid, sest see on ülikool. Seega minge tšekkige, aga ma arvan, et tänaseks on kõik ja varsti näetegi siis, mis ma juba jõuludeks sain. Seega ilusaid jõule kõigile ja näeme varsti. Update, kell on siis nii palju, ehk siis saab kohe 6 ja täna on 25. detsember ning ma just praegu sain siis kätte enda viimased jõulukingid, sest et me tähistasime eile sugulastega jõule ja täna ning ma siis kohe näitan teile, mida ma jõuludeks sain. Ma panin kõik asjad siia ühte kotti ning esiteks ma ei taha absoluutselt uhkeldada või midagi siukest, vaadake, mis ma sain. Nagu see ei ole üldse sellepärast, vaid mulle endale väga meeldib vaadata hoole ja neid What I got for Christmas ehk siis mis ma jõuludeks sain ja minu jaoks on seda nii põnev vaadata ning siis ma mõtlesin, et ma jagan ka teiega ning samuti sellepärast, et ma olen saanud kommentaare, et inimesed tahavad näha, mis ma sain, seega ma lihtsalt näitan teile. Ja mul on 2 asja, mida ma tegelikult ei ole veel avanud, sest et täna hommikul ma sain need enda täditütrelt, kuna mul on 2 täditütart ja siis nad on hetkel Eestis jõulude ajaks, nad praegu elavad Belgias ning ma sain aru, et see peaks siis olema mu täditütrelt ja see peaks olema tema sõbrannalt ehk siis ühelt mu fännilt, kes selle Belgiast saatis, seega ma avan neid siin vlogis praegu. Ning ja, ma alustan sellest enda täditütre omast. Ma vist kasutan ära. Nii. Okei, siin on siis selline kaart ja kiri. See on selles minu stiilis tehtud, kuna ma ise joonistan ka selliste musta tintakaga teen hästi peeniksi mustreid, siis ma tunnen, et see on nagu minust inspireeritud. Täiega äge. Ja siin soovib mulle jõule, väga armas kaart, aitäh. Ja siis siin on veel siuke kiri, kohe vaatame ka seda. Ja siis siin on siuke väike armas tekst, mida ma hetkel ei hakka teile ette lugema. Ja siis ma avan selle fännikingituse. Okei. Nii. Siin on siis selline, ma arvan, et see on kaela, või see vist veits pusas, oota. See on selline kaelakee, ma arvan, et ta tegi selle ise, väga äge, selline pärlitega. Ja siin on siuke väike delfiin vist, jõpp, väga nummi. Ja siis siin on ka kiri või kaart Marialt Vikile. Soovib mulle häid jõule, väga armas, aitäh sulle, Maria. Okei, ja nüüd kui mul on need avatud, siis ma näitan teile neid asju, mida ma juba olen avanud. Ma nii-öelda sugulastelt pered jõuludeks sain. Esimene asi. Kinni. Kõige suurem. Okei, ma sain 2 kosmeetikakotti. Üks on selline suur, mida ma tahtsin selleks, et kui ma lähen kellelegi näiteks sööseks või reisile või kuhugi ära, et siis siia mahuvad mu kõik mingi harjad, šampoonid, kosmeetika, kõik siuksed nagu suuremad värgid. Ja siis see on selline väike, mida võtta kooli, kui sa tahad võtta nagu, ma ei tea, huulepulga või midagi siukest väikest, et lihtsalt nagu meiki korda ju. See siis on siuke väike. Nii, siis ma sain 2 raamatut. Esimene on siis see Richard Branson The Number 1 International Bestseller Screw It, Let's Do It. Lessons in Life and Business. Ja see tundub, või ma lugesin seda, mis iganes tutvustust, siis see tundubki, et on mingisugune ettevõtja, kes räägib, kuidas oma eesmärke ellu viia ning see tundub väga põnev ja ma proovin selle vahel läbi lugeda, see on inglise keele. Ning teine
ma sain Suella Girl Online 3. osa, sellepärast et mul on esimesed 2 osa ka olemas. Esimene on eestikeelne, teine on ingliskeelne ja ma sain ka jõuludeks eelmine aasta või üle, ma ei igatahes, siis kui nüüd välja tulid või nii. Ja mul on eelmised 2 osa 2 korda juba läbi loetud, reaalselt ma ei loe raamatuid mitte kunagi 2 korda ja mul on mõlemad osad 2 korda läbi loetud, seega ma olen nagu true fan. Ja mul on 3. osa, ma olen nii kaua oodanud nagu ma ei jõua ära oodata, millal seda lugeda. Ma olen nii elevil. Siis ma sain tumedusšokolaadi ja siis raha. Ma sain tegelikult veel ühe suure piimašokolaadi tahvliga, aga selle ma panin alla, sest ma väga ei söö piimašokolaadi. Ja siis ma sain sellise silmaloo paleti, see on Nude 2 mingi Biss eyeshadow palett. See on teil ees ka. Igatahes siin on sellised värvid, need on täiega ilusad, ma ei jõua ära millal seda kasutada. Ning koos sellega ma sain siis ka selle silmameigi komplekti või no pintslite komplekti, et kõige nendega saab siis neid silmaloovärve peale kanda. Ning see ongi kõik, ma olen väga elevil, ma olen väga rahul kõikide asjadega, mis ma sain. Ning ma ei jõua ära oodata, millal neid kasutada ja lugeda ja proovida ja värki. Seega, ma arvan, ma lõpetan nüüd tänase vlogi. Andke mulle kommentaarides teada, mis oli kõige lemmikum asi, mida teie jõuludeks saite. Ning ma soovin kõigile imelisi jõule ja ärge pange tähele, et seda lund ei ole. Kõik on ülinärvis, sellepärast aga nagu no okei, jah, muidugi on kurb, et lund ei ole, aga see ei tähenda, et me ei või nagu pidada imelisi jõule, sest et kõik olulisemad on inimesed teie ümber. Ning teiseks, ilma lumeta on palju lõbusam kelgutada ja suusatada. Kui te mind ei usu, siis minge palun tšekkige minu jõulurutiini videot minu peakanalil. Nagu ma tõestan teile ära, et see lum ei ole üldse nii oluline, kui te arvate. Seega, imelisi jõule, nautige, veetke seda koos enda lähedaste ja lemmikutega. Ning kui teile meeldis see vlog, visake kindlalt pöidlad püsti, subscribe'ige, et tulevasi vloge näha. Ning näeme juba järgmine kord. Tšauki!